Jama Eesti Superkrossi tulevane staar Jörgen-Mattis Talviku, tervitused sulle. Tervitus! Laupäeval algab sinu Superkrossi sari. Ees ootab täiesti uus maailm, täiesti uus kogemus. Mis tunne on? Tunne on vägev, käed värisevad juba natukene, ütlen ausalt. Väga äge trenninädal on olnud ja nüüd ongi laupäev esimene proovimine nii-öelda, et suurem töö on tehtud ja nüüd on see nautimise koht kindlasti, see melu ja võistlused, et saab kindlasti väga äge tulema ja kindlasti ka palju üllatusi, et ma juba vaatasin mingeid videoid, pilte sellest hallist nii-öelda seal, et see on päris tohutu juba video pealt vaadates, et ma ei tea isegi, mis see tunne koha peal võib olla veel, et ja väga äge kindlasti juba ootan väga homset päeva juba, et tehnilised kontrollid ja muu nipet-näpet seal ära teha ja siis laupäeval rajale pääseda. Aga kuidas sul on, kas sind lastakse sinna pressipäevale ka sõitma, et saad rajaga tutvuma minna või kuidas sellega on? Me üritasime saada sinna peale, aga praegu minuni mingit infot ei ole jõudnud, et suure tõenäosusega sinna pressipäevale sõitma ei saa, et üritame ka järgmised etapid vaeva näha ja sinna peale saada, aga pressipäev suhteliselt, ütleme, palju tahtjaid ja Factory poisid võtavad enamus kohad ära, nii et eks näis, äkki õnnestub kuskil mõni hilisem etapp peale saada, aga see Superbussis päris nii lihtne ei ole, kui autoris pressipäevale peale saada. Ma küsiksin niisugust asja, et me siin motokrossi rajal Euroopas oleme harjunud sõitma nii-öelda a la 30-minutist motosid, et milline näeb välja sinu sõidutrenni päev praegu seal krossiraja ääres, kas sa teed nagu võistluspäeva, et seal a la 15 minti pluss üks ring või missuguseid motosid või asju sa teed seal täpselt? Päevad on suhteliselt erinevad, et ütleme, see nädal ja siis eelmine nädal ma olen päris palju teinud siukseid sprinte hiljuti, ühe ringi kaupa, kahe ringi kaupa, et seda kiirust üles saada, et natuke paar nädalat tagasi ma tegin selliseid motosid rohkem ja eelmine nädal oli meil ka tsikli testimist palju, et aga nüüd ja pundiga koos oleme teinud siis kiireid ringe, et ütleme nii, et kiirem mees läheb ees ja aeglasemad järgi ja üritame suhteliselt väikse vahega minna ja põhimõtteliselt suur vahe on selles lihtsalt, kas sa sõidad seda superrossi rada või sa nagu attack'id seda superrossi rada, ehk siis nagu endast maksimumi on ju, et siis hakkab see täpsus natuke ära kaduma raja peal ja kas mõni kolmik, kaksik hakkab natuke lühikeseks või pikaks minema, et seda balanssi leida selle agressiivse kiiruse pealt, siis ütleme, et see on niisugune omamoodi katsumus ja nüüd viimased trennipäevad õnnestus rohkem siis pundiga ka koos trenni teha, mis oli lahe, et Benny Bloss oli meil pundis ka nagu beta tehase sõitja, onju, et päris äge oli näha keegi, kes on nagu eluaeg põhimõtteliselt seda superrassi sõitnud ja mismoodi tema teeb trenni ja mis liine ta võtab ja mis üldse motosi või sõite ta teeb, onju, et siis minu jaoks oli see üliäge ja siis eks meil neid noori minuvanuseid poisse ole seal omajagu, et sihuke seitsmene-kaheksane punt on iga päev raja peal koos ja meil on kaks superrossi rada siin Reinhard nagu Facilities ja korralik sihuke USA elu, et sellise trakiga käiakse hommikul raja kõrvalt üle, kastetakse ära, et suur paak on auto peal nagu kunagi, ma ei tea, mul viskas kohe silma ette see Ricky Carmichaeli Facilities number 4 paagi peal olev auto on ju, et siis sellisega lastakse rada üle, pannakse kerge vesi peale ja vahepeal päeval ka ja pundiga me niimoodi treenime. Teil on siis kujunenud nii-öelda või noh, sul nii-öelda siis niisugune konkreetne punt või niisugused põhilised vennad, kellega sa nii-öelda mitte igapäevaselt, aga kellega siis põhiliselt teed nagu sõidutrenni siis või? no just, et me ütleme siis nii, et see Robbie Reinard on ju, kes kunagi sõitis siis ka 90ndate ja 2000ndate ajal on ju rohkem seda superkrossi ja outdoor'i, siis ta on isegi outdoor'i champion olnud mitmekordne, et siis tema on meil see treener seal, et tal on nagu omal pundid, on väikeste grupp on ju ja siis on suurte grupp, et väikseid superkrossi rajal lasta, aga meie oleme siis superkrossi raja peal ja siis ta on seal raja ääres, tuleb oma UTV-ga raja äärde jälle ja juhendab meid ja vaatab, hoiab silma peal ja samuti meil on päris palju on selliseid sessioonitrenne, kus me siis katsetame erinevaid rütmisektsioone, kus me
katsetamist siis nagu ütleme, tehnikat ja sellist agressiivsust, mingit lõigutrenni rajal on ju, et selliseid päevi on ka väga palju olnud, et meil selline oma punt seal rajal on, et oleneb, kellel, kus, mis võistlused on, nädalati on erinev punt natuke seal, aga niisugune põhikooslus on enam-vähem sama, et enam-vähem siuksed Arena Krossi või siis ütleme siis Supercross Futures'i poisid siis enam-vähem ja nendega me teeme, et ütleme siis, kui rohkem oli seal West Coast'is need Supercrossid, siis kogu see Supercrossi põhik nii-öelda oli seal on ju trennis, et siis nüüd, kui rohkem siia East Coast'i poole läks, siis jah, Penny Bloss tuli siia näiteks ja Markeer ja Arena Krossist on meil siin olnud, et selline hea oma pundikene. aga milline on kõige raskem element hetkel raja peal sinu jaoks? No ikka lained lained ikka. Vanad head lained. No just, et lainetega on ka nagu erirajad siin ümbruses olnud ja nüüd viimastel nädalatel ongi see, et kui punt on rajal olnud, siis tegelikult need lained lähevad hästi kähku käest ära, onju. See on hoopis teine, kui sa üksinda rajal sõidad neid laineid, et see on nagu ülivägev olnud ja kui on tulnud vihma ka natuke, siis nad on pehmemad, onju, laine tipud lähevad, augud tulevad sisse, onju, et see pundiga trenn on nagu ülihea kooslus meil ja see nädal oligi, ehitati natuke suuremad lained just nagu, et eks Penny on ka sõitnud neid superrossi etappe, ta teab täpselt neid lainete vahesid, kuidas neid ehitada ja andis nõu, et siis saimegi nagu natuke rohkem siis sellise suurema vahega neid, kuidas kutsutakse siis dozer laineid sõita, et tegelikult oli väga äge, et pole väga palju saanud siin selliseid laineid harjutada ja üleüldse tegelikult siis viimased nädalad olen lõpuks saanud siin Superrossi ajal rohkem trenni teha, et ilmaga on meil päris nadi siin olnud aasta algul, ütleme aasta lõpp siis, et aga nüüd viimased nädalad on päris hea põhi alla saadud ja läheb kindlasti paremaks iga päevaga sõit. aga kui ma vaatan su neid trenni ja mingisuguseid võistluste klippe, siis tundub, et sulle päris hästi sobib see Superkrossi nagu stiil või ala, et mis sa ise arvad, kuidas sul rajal nagu tegelikult tunne on? tunne on tegelikult päris hea, et eriti ütleme siis, kui võib-olla ütleme uutel radadel natuke läheb rohkem aega alguses onju, kohanemisega, et teha need rütmisektsioonid ära kohe, et see päris ei tea seda kiirust ja nagu ütleme, natuke peab mune ka olema, et sa tead, kuhu sa maandud onju, et enesekindlamad sõitjad vaatavad sinna, kuhu nad tahavad maanduda ja nad teevad selle ära kohe onju, et kui sa oled juba oma elus sellist mingit elementi hittinud ka, siis sa enam-vähem tead seda hoogu onju, et nagu näiteks mingi suur kolmik, see ei ole probleem enam, onju, et nad on kõik ühepikkused, sa tead seda. aga ongi võib-olla ütleme siis isegi kui on niisugune pikem paus näiteks 2 sessiooni vahel, siis lähed rajale, et esimesed ringid just nagu niisugune stabiilsus üles leida ja täpsus nagu rõhksõna ongi selle asja tegelikult täpsus, et kui puhtalt sa suudad need elemendid ära teha ja kui sa tagarattaga ei maandu kuskil nukki ja see ajastus, et nagu, et tegelikult ütleme tsikli seadistusel on samuti väga suur osa, et me oleme saanud siin amorti väga palju kõvemaks ehitatud, on ju, ja samas me otsime ka seda pidamise punkti, on ju, et see ära ei kaoks rajal, et siis Superbassil üldiselt ma arvan, et sobib kindlasti, et eks lained võtavad aega natukene, aga niisugune täpsus ja ütleme siis elementide rohke rada, see mulle tundub nagu vähemalt trennis praegu küll väga meeldib ja pigem nagu isegi sobib, ütleme. See tuleb kogemusega, et kui arvestada seda, millal ma alustasin Superbassi sõitu, siis see oli enam-vähem on ju novembrikuus mingi aeg on ju, siis tegelikult meil praegu on veebruari lõpp, seda ei ole üldse palju tegelikult ja sellise lühikese ajaga juba selline areng teha, siis tegelikult ma olen tegelikult suht uhke selle üle, mida me siin Marekiga, siis mul mehaanikuga koos oleme teinud ja kuidas mina rajal liigun, sõltub suuresti sellest, kuidas me tsikli minu järgi paika oleme saanud, nii et kindlasti tuleb õppida neid uusi olusid ja seda nii-öelda, kui kuskile uuele rajale mineks, siis suudaks enam-vähem kohe need elemendid ära teha, onju, et väga palju aega seal Superbassi rajal ja sessioonid väga pikad ei ole nagu teada, onju, aga ja, ma arvan, et see tuleb kogemuse ajaga ja see balansi leidmine ongi päris tähtis praegu. kas põhimõtteliselt siis sina saadki esimest korda laupäeval rajale siis, kui on esimene nii-öelda see practice siis või? ja meil on 2 vabatrennisessiooni, on ju, et ma ei tea veel, kas ma olen C või B grupis, et A-gruppi on suht vähe tõenäoline saada kohe, kuna pole ühtegi superasja varem sõitnud, on ju. et siis 2 vabatrenniga meil hakkab, siis on, või tähendab 1 vabatrennisessiooniga hakkab, siis on 2 kvalisessiooni ja siis ongi juba poolfinaal
ja LCQ ja main selles mõttes, et tegelikult see võistluste päev, ma usun, läheb päris kiiresti. kui ma kõrvalt vaatan sinu tiimikaaslaseid, tunduvad justkui normaalsed kutid nii-öelda, onju. aga suures pildis sina tulid USA-sse ja enamus sõidud sa oled ikkagi neid nii-öelda loputanud, et ja lõpuks tõid nii endale kui tiimile ka esimese poodiumi, Arena Krossi poodiumi. milline õhkkond see telgi all pärast oli, kui nii-öelda poodium läbi sai? tegelikult õhkkond oli suhteliselt okei, et me saame kõik enam-vähem hästi läbi, et see Kanada poiss, temaga ma treenin igapäevaselt koos ka onju, et ta on siinsamas Reinardi Facilities trennis ja elab, et see USA poiss pigem siis on natuke kaugemal, et tema on siis Kansase kutt onju, et see on siit 6 tundi minu juurest kuskilt, täpselt kus see tiimibaas on onju, ja tema läks praegu siis Floridasse trenni, et ma ei teagi kuidas seda seletada, et Arena Kross üleüldiselt tegelikult sõltub väga palju on ju väikestest asjadest on ju ja stardist on ju, et kuidagi on õnnestunud niimoodi, et varasem kogemus nii-öelda, ma ei ole tundnud väga palju sellest puudust on ju, et hooaja lõpp Arena Krossis kindlasti oli mul parem on ju ja kindlam ja suutsin juba esimeste meestega seal hoogu hoida, et ma arvan, et see motorossi põhi siis võib-olla või ütleme, Belgia Lommeli liivatrennid, et need kindlasti mööda külge maha pole jooksnud, et sealt on ikkagi hulga asju kaasa võtta ja füüsis ja nii edasi, et meil näiteks treener Reinaard on ka siin öelnud päris huvitavalt eile just trennis, et ütles omal USA poistele seal selle pundiga, kes me trenni tegime, et minult on õppida päris palju, et see oli päris äge omamoodi sihuke, eks ta on juba õppinud nagu, et ma olen struktuuriga poiss natuke ja kavaga onju, et siis päris vägev oli kuulda seda, et ja. hea on kuulda, et sul suures pildis läheb seal hästi, et sa oled rahul ja asi läheb nagu ülesmäge, et tegelikult on nagu on, päeva lõpus on kõige tähtsam, et kogu selle asja juures, et sa ise seda kõike, kogu protsessi naudiksid. just, eks üks hea ütlus selle peale, et iga algus on raske, keskel segane ja lõpp imeline onju, et algus kindlasti on olnud väga raske onju, et kõige raskem võib-olla oli siis esimesed päevad üldse superrossi rajale, et suht kõhe oli vahepeal seest, mingid seest tühjasid hüppeid üle hakati hüppama kuidagi ja vaatasid, et teised poisid paugutasid sulle üle, et kuidas see veel nii lihtne peaks olema, onju, et siis see ajapikku tegelikult see kindlus on päris hästi tulnud ja suurem, ütleme, takistus või probleem pigem on siin rahalised võimalused, et USA riik üleüldse teadagi on päris kallis ja ise siin esimesed aastad alustada seda asja on päris kulukas, nii et see sõit on siin puhas boonus olnud, et see muu sebimine ja rahaliste võimaluste leidmine ja toetajate otsimine ja sihuke mõnes mõttes kerjamine isegi siis ütleme, et see on pigem see, mis selle aja ära võtab ja pigem keeruline on, et praegu üldse nagu teadagi Eestis majanduslik olukord ka kiita ei ole, onju, et siis üritan igalt poolt nii siitpoolt kandist kui siis Eestist uusi inimesi leida ja olen sellega päris palju vaeva näinud, et kindlasti see aasta see eelarve oli kõvasti suurem, onju, et ega ma ei teadnud, mis mind siin ootab ja kuidas see elu täpselt välja kujuneb, onju, et üks asi on käia laagrites ja võistelda suvel autorisarja, nagu ma tegin, aga teine asi on päriselt siia elama kolida, onju, et siis, et väga palju on, ütleme, kogemusi juurde saanud üldse selles rahalises valdkonnas ja sponsoritega läbirääkimistel ja üleüldse see raha väärtus kindlasti, ma olen seda kõvasti rohkem, veel rohkem hindama hakanud. igal juhul me soovime kogu MX-Stari tiimi poolt sulle edu ja me kindlasti jälgime ka laupäeval siis sinu debüüti. hoiame sidet ja hoiame sulle pöialt. ja tänud teile kutsumast ja kindlasti hoiti silma peal ja aitäh kõigile, kes mulle senimaani hoogu on andnud ja kindlasti toetajatele, et see on väga suur abi olnud ja ütleme siis üks unistus on laupäeval käima minemas, nii et ei jõua ära oodata